Meie Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala Isa armastus ja püha vaimu osadus olgu ja jäägu meiega. Head sõbrad, tuletan jutluse aluseks meelde täna kuuldud epistlit ja loetud epistlit 1. Peetruse kirja 2. peatükist, kus apostel ütleb: pange siis maha kogu kurjus ja kogu kavalus ja silmakirjatsemine, kadetsemine ja mis tahes keelepeks. Nagu äsja sündinud lapsed, igatsege vaimulikku selget piima, et te selle varal kasvaksite pääste poole, kui te olete tunda saanud, et Issand on helde. Issand, pühitse meid tões, sinu sõna on tõde. Aamen. Head kaasteelised, esmalt tahan muidugi tänada Tartu Ülikooli Jaani kogudust selle küllakutse ja võimaluse eest tänasel kevadpäeval, mil päike kiriku aknast peaaegu et silma paistab. Aga nii ongi jutlustajal kergem, sest ikka ju õpetatakse, et pilk tuleb suunata millelegi või kellelegi kauguses, nii pidada keskendumine parem ja esinemisnärv väiksem olema. Aga tänan selle võimaluse eest siin auväärses pühakojas noorusliku koguduse keskel viibida, jumalateenistust pühitseda ja ka jutlustada ehk siis teid Jumala sõnaga teenida. Jutlustamine on pea 30 vaimulikuna teenitud aasta jooksul olnud enam-vähem pühapäevast pühapäeva minu osa, ka minu leib, võiks niimoodi öelda, täna eluleiva pühapäeval. Aga tunnistan siiski, et ma olen elus tegelikult esmakordselt külaliseks koguduses, kuhu jutlustajaid valitakse nii kõrgete standardite järgi nagu siin Ülikooli Jaani koguduses. Võib-olla üks kogemus mu sellises praktikas on sellega võrreldav, kui mul möödunud kevadel tuli jutlustada Kuuressen Valdeki evangeelse maakiriku sinodil 9. mail, kui tähistati teise maailmasõja lõppemist ja minul siis paluti kui ühel Ida-Euroopa piiririigi väikese kiriku piiskopil edasi anda ajaloolist kui ka tänapäevast kogemust just selle rahva keskelt, et kuidas siis meie ennast teise maailmasõja lõppemise järel oleme tundnud ja kuidas ennast täna Venemaa naabrina tunneme, oli omajagu väljakutse, aga ehk sain hakkama. Ja nõnda siis tundsin ma ka tänasele küllakutsele jaatavalt vastates lisaks tänulikkusele loomulikult ka omajagu aukartust või isegi soorituspinget, et ei ole ju mul sellist akadeemilist haaret ega kraade ega positsiooni nagu teistel, kes siin külalisjutlustajad on, ja kuidas sa siis ikkagi õigustad oma positsiooni sellises väärikas galeriis, kus külalisjutlustajateks on enamasti usuteaduskonna õppejõud. Aga läks ka nii, et mida lähemale see tänane päev jõudis, seda rahulikumaks ma muutusin. Ütlesin endale, et ega üle oma varju ei hüppa keegi. Ja meenutasin seda, mida ma ikka ja taas kordan oma üliõpilastele pastoraalseminaris, et olge enda suhtes armulised, ka vaimulikus ametis, sest Jumal on teie suhtes armuline. Ja pealegi olen ma korduvalt kogenud ja ma arvan, just tänasel pühapäeval on sellele kohane mõelda, et viimselt toidab oma rahvast mitte jutlustaja, mitte kirikuõpetaja, mitte professor või piiskop, vaid Jumal.
Ja minul on küll olnud mitmel korral elus nõnda, et just siis, kui ma olen enese arvates suutnud jutlusesse põimida mõne uue avastuse või mõtteseose, olnud veidikene särav ja lennukas, siis ei ole see pärast äratanud mingit vastukaja. Ja nii mõnelgi korral, kui vaim ei ole mulle peale tulnud, kui ma olen jutlustanud nii-öelda vanast rasvast, olen korranud seda, mida olen varemgi rääkinud, või lihtsalt harjumuspäraseid vaimulikke tõdesid, siis on keegi tulnud ja öelnud, et see, mida sa täna kantslist rääkisid, oli täpselt minu jaoks. Ma mäletan kunagi noore üliõpilasena ma küsisin oma õppejõud Evald Saagilt, et selline niimoodi on juhtunud, et kas sinul on ka nii olnud. Evald ütles siis, et jaa, et kui ma pidasin, siis tähendab, kui Evald pidas kunagi Jõelähtmel oma elu kõige halvema jutluse, nii ta ütles, siis selle jutluse järel tuli tema juurde üks perekond ja ütles, tead, see jutlus puudutas meid nii sügavalt, et üks perekond jääb täna küüditamata. Eks meie lootus on selles, et Jumal teeb meie keskel oma tööd. Ja just sellest toitmise ja söönuks saamise imest kõnelevad ka tänase pühapäeva piibli lugemised. Siin ei ole ju juttu lihtsalt sellest, et Jumal meile leiba ja ihutoitu annab päevast päeva, vaid lisaks sellele ka millestki palju enamast. Ja omal kombel räägivad ju kõik need piiblitekstid ka jutlustamise imest. Kõrberännakul toidab Jumal oma rahvast. Me kuulsime Vana Testamendi Aamose tõotust, et Jumal ise saadab nälja ja janu oma sõna järele. Aga tänaseks pühapäevaks antud teine Vana Testamendi lugemine on see, kuidas Jumal toidab mannaga kõrbes oma rahvast mingi imeliku toiduga, mingi imelik asi, mis on peenike nagu härmatis maas. Keegi ei saa aru, mis see on ja Iisraeli lapsed ei oskagi muud kui küsida üksteiselt, mis see on, mille järgi siis ka manna olevat oma nime saanud. Ja seda ei ole võimalik tagavaraks koguda. Nii nagu ei saa tagavaraks koguda vaimulikku tarkust. Umbes nii, et piisab Urmas Peti jutluse kogust raamaturiiulis, võtad aga välja ja loed sealt. Vaid jääb loota, et Jumal annab igal päeval ja igal pühapäeval selle roa. Selle päeva roa. Ja annab just selle inimese, selle vaimuliku kaudu, kellele täna see ülesanne on antud. Jeesus ütleb oma kaasaegsetele, aga veelgi enamat, et ei manna taevast ega miski muu tunnustäht ole viimselt eluleib, vaid üksnes tema, Jumala poeg, on eluleib, kes tuleb taevast alla ja annab maailmale elu. Ei Urmas Peti ega Triin Käpa ega Naatan Haameri jutlused, Marko Tiituse jutlustest rääkimata, ole see, mis annaks meile elu. Vaid ainuüksi tema, Jeesuse Kristuse juurde tulek, temasse uskumine, temast osa saamine on see, mis annab elu ja mis viimselt kustutab nälja ja janu. Ja on imede ime, et Jumal seda leiba annab meie nõtrade inimeste kaudu, poolikute inimeste kaudu, kelle ettevalmistus või haare ei saa kunagi olla see, millega viimselt võiks rahule jääda või mida omaette imetleda. Ja kui Martin Luther mitmetes oma kirjutistes on kõnelnud Kristuse, võiks öelda reaalpresentsist või tegelikust kohalolust just Jumala sõnas jutluses. Me teame võib-olla rohkem, et ta sellest kõneles armulaua sakramendiga seoses, aga üsna sarnaseid mõttekäike on Luther väljendanud just ka Jumala sõna
kuulutamise kaudu, et Kristus on selles reaalselt kohal, siis ei ole see, et me leivas ja veinis võime Kristuse ihu ja verd vastu võtta, mitte suurem ime kui see, et me ühe inimese kõnes või sõnades võime osa saada Kristusest ja tema tervendamast, uuendavast ja eluandvast sõnast. Ma mäletan kord umbes 25 aastat tagasi me istusime Juuru koguduse pastoraadis, kus ma toona õpetaja olin, kohvilauas. Ja jutt läks siis sellele, et millised jutlused ja jutlustajad kellelegi meeldivad. Ja üks koguduse liige ütles toona mulle omamoodi väikest komplimenti tehes, et jutluste tase on ikka väga oluline. Kui ei oleks seda taset, siis võtaks pühapäeval jalgratta ja sõidaks hoopis Rapla kirikusse. Ja siis ma küsisin toonaselt juhatuse esimehelt, kes oli selline väga väärikas mees koguduse sammas nii-öelda omamoodi ja kes tavaliselt oli väga väikese jutuga, et mis siis sina, Valter, sellest jutluse asjast arvad? Ja Valter ütles, et vaat mina ei saa aru, kuidas saab mõne õpetaja jutlus mitte meeldida. Õpetaja kuulutab ju Jumala sõna ja kuidas saab olla nii, et see ei meeldi. Mulle on see eluks ajaks see mõttekäik meelde jäänud. Ja mulle pigem tundub, et niipea kui me hakkame inimesi, ka vaimulikke, teolooge, Jumala sõna kuulutajaid, üksteisega võrdlema, vastandama, astendama, reastama, hindama, siis on meil üsna lihtne libiseda tagasi sellesse, mida me tegelikult ju tahaksime maha panna. Kavalus ja silmakirjatsemine, kadetsemine ja keelepeks. Pigem peaksime teadlikult, nii palju kui see meist sõltub ja nii palju kui me suudame, igatsema vastsündinud laste kombel, vaimulikku selget piima ja paluma, et Jumal seda meile annaks just täna ja just selle jutlustaja suu ja elukogemuse ja teoloogia läbi, kes meie ette astub. Igatsege vaimulikku selget piima. Igatsege, nagu lapsed, ütleb apostel Peetrus oma kirjas äsja ristitutele. Ja küllap on see sõna antud põhjusega täna hommikul ka meile. Et meilgi on kõiges meie õpetatuses ja elukogemuses ja skeptilisuses ja kriitilises meeles ometi antud võimalus kogeda samasugust igatsust Jumala järele. Kui me mõtleme sellele, kui ilus, kui puhas, kui loomulik, kui vahetu on see, kuidas väikese lapse huuled otsivad ema rinda, siis me mõistame seda, et niisugune igatsus ise, veel enne selle täitumist, on juba Jumala kingitus, on midagi, mida tahta ja igatseda, on midagi, mida Jumal ise saab meis anda ja äratada. Ma mäletan, kuidas mõned aastad tagasi kirjutas teie koguduse õpetaja Triin Käpp sotsiaalmeedias enne jõulu ükskord ühe küsimuse, et mida teie soovite jõuludeks. Nii nagu ta ikka vahel kirjutab selliseid küsimusi. Ja mina, kes ma väga harva kellegi postitusi somes kommenteerin, mul on lausa niisugune kokkulepe endaga, et ma seda ei tee. Siis tol korral miskipärast ma ei saanud kiusatusele vastu panna ja kirjutasin seal umbes nõnda, et mina soovin, et Kristus lunastaja tuleks minu juurde, sünniks ka minu südames. Ja siis sama päeva õhtul veidi hiljem ma hakkasin mõtlema ja küsima ja endas kahtlema, et kas see on ikka minu siiras soov ja igatsus. Või tahan ma lihtsalt paista kuidagi vagamana, usklikumana, religioossemana, sügavamana, et seal, kus teised soovivad koroona lõppemist ja rahu maailma ja rohkem aega lähedaste jaoks, on nüüd pastori härra igatsus Jeesuse järele selline sügav ja
ja läbitunnetatud igatsus. Ja siis ma küsisin endalt tolle jõulude eel väga tõsiselt, et kas ma tõepoolest võin kogu oma südamest paluda neid kirikupalve sõnu, mis on agendas. Issand, tule meie juurde, meil on sind tarvis ja me igatseme sinu järele. Ja siis ühtäkki sai minu sooviks hoopiski see, et see igatsus oleks päris, et ma oskaksin ja tihkaksin soovida õigeid asju. Et igatsus Jeesuse ja temas ilmsiks saanud Jumala kuningriigi järele ei oleks vaid pelk fraas või liturgiline väljend, vaid see oleks tõesti minu südames. Aga head sõbrad, seegi saab ju sündida vaid siis ja seetõttu. Nii nagu ütleb apostel, kui te olete tunda saanud, et issand on helde, või nii nagu Toomas Paul on selle tõlkinud, kui te olete maitsnud, et issand on lahke. Sest tõesti, viimselt on ka meie igatsus Jumala järele üksnes tema töö meis. Üksnes seetõttu võime meie teda otsida, et tema on meid enne kutsunud, leidnud ja vastu võtnud. Ja kui me tänagi oleme mis tahes põhjusel tulnud siia kirikusse, sõna ja sakramendi osadusse, siis on see ju tema arm, tema antud igatsus. Tema, kes on meie jaoks nii hästi janu kui vesi, mis selle janu kustutab, nii nälg kui leib, mis selle nälja vaigistab, nii igatsus, igaviku, armu, helduse, tõe järele, kui ka vastus sellele, mis on viimselt kõigi meie igatsuste, küsimuste ja püüdluste taga. Ja kui me kord oleme seda tunda ja maitsta saanud, ega me siis ei oska ja peagi oskama midagi targemat ega paremat öelda ja paluda, kui need juudid, kes tänases evangeeliumis Jeesusele ütlesid, issand, anna meile alati seda leiba.